See on väidetavalt maailma kõige kasutajasõbralikum 360-kraadise perimeetriga nutikaamera ja mina olen väidetavalt maailma kõige tavalisem Eesti mees ning selles videos sa näedki, kuidas minusugune inimene päriselt selle kaameraga ringi käib. Ja lisaks vaatame, mis siin sees siis on, vaatame, mida tootja selle kaamera kohta lubab ja siis lähme reaalselt ja katsetame, kas need lubadused ka vett peavad. Kui Timo kartimist mulle selle kaamera kätte andis ja palus mul teha sellest review läbi tavalise inimese silmade, siis ma hakkasin mõtlema, et kus ma selle kaamera siis nagu üles paneme, kus ma teda katsetama hakkan. Ja mul tuli meelde esimese asjana üks sõber, kellel on oma maakoht, väga konkreetse perimeetriga, mitu kõrvalhoonet, peamaja ja minu arust on täiesti ideaalne, kui see kaamera sinna keset hoovi üles pannas. Niimoodi saad 360 kraadi kõikidel hoonetel silma peal hoida, nii-öelda terve perimeetril silma peal hoida, vaadata, kus su kanad põgenevad, millisest aiaaugust ja nii edasi. Nii et reaalselt kasutuskoht on talle olemas. Nüüd vaatame, mis see tootja siis selle kohta lubab, mida see kaamera kõige ägedat teha oskab. Esiteks siis Full HD resolutsioon ehk küllaki hea pildiga peaks ta olema. Tal on automaatne inimese tuvastussüsteem peal ehk ta hakkab filmima siis, kui ta arvab, et pildis on inimene. Tal on siis seesama 360 kraadi kaamera keeramisvõimekus. Selle kohta mul palju küsimusi, kuidas see toimib. Saame kõike seda katsetada, kui me ta reaalselt üles paneme. Tal on värviline öine pilt, mis on taaskord huvitav, sest tahaks reaalselt näha, kui värviline see pilt siis öösel olla saab. Aga nagu, kui see on reaalselt hea ja hea ilus pilt, siis see on kindlasti väga kõva lisa. Siis tal on võimekus öösel kuni 30 meetri kauguselt tuvastada siis liikuvust, nagu mina sellest aru saan. Siis IP65 on tal ilmastikukindlus ehk tolmuvast on ta täiesti kaitstud. Vihma mõttes survekaga ma teda pesema ei läheks, aga sihukese Eesti sügise peaks ta kenasti üle elama. H26 video compression, mingit sorti siis võimekus ilmselt videot mälukaardile nagu niimoodi pakkida, et teda mahuks rohkem. Wi-Fi pealt töötab ja sisse läheb microSD mälukaart. Samuti on tootja toonud ühe eelisena välja see, et tal on niisugune võimalus peal, et sa saad seda infot salvestada pilve ehk nagu faili pilve uploadida, aga selle kohta on välja toodud see, et see ei pruugi igale pool töötada. Aga selle saame välja uurida, kui me juba siia sisse vaatame. Ja mis veel põnevat on? Just midagi, vaatame, milline see asi ise välja näeb. Nii. Kiire tutvustus, kuidas asja tööle panna, kuidas asi toimib. Nii. Siin on siis see elukas ise. Okei, juba keerleb mul käes. Natuke hile maha süttab. No suht futu näeb välja selline nagu filmides need kaamerad, mis tänavapostide peal meid trackivad. Meil seda tohib teha, aga ta reaalselt pöörleb. Aga kui ta nii kergelt pöörleb, siis ma arvan, et see ei ole hullu. Kaamera silm on siis siin. Ja nagu ma aru saan, siis see käib nagu üles alla, see käib paremale vasakule ehk nagu täitsa usun, et ta keerab 360 kraadi. Siit siis läheb toide sisse ja siit saab tuua ruuterist otse netikaabli ehk sa ei pea nagu läbi Wi-Fi seda asja jooksutama, või võid ka tuua talle otse internetikaabli sisse. Väga huvitav. Ei, äge näeb välja. Vaatame, mis siin veel on. Okei, aukude puurimiseks, kaamera kinnituse aukude puurimiseks väike šabloon kleeps. Väga mugav viis ilmselt, kuidas auka puurida. Ühenduse kaitse siis ühesõnaga, mis teeb ühenduse ilmastikukindlaks. Veel mingid manuaalid. Kruvid. Veel midagi või? Aha. Ja siis toitekaabel koos adapteriga. Sellega ma olen netist lugenud, on selline teema, et see adapter ise pole ilmastikukindel, mis nagu on üks miinus sel kaameral ja see juhe pole kuigi pikk, ehk selle asja sa pead ikkagi nagu ilmastiku eest ära peitma, aga kui kaamera on ise hea, siis ma arvan, et see ei ole suur probleem. Ja ongi kõik. Ehk siis vähe asju, aga piisavalt selleks, et kodu ilusti ära turvata. Tal ei ole pakendis kaasas mälukaarti, see on vaja teil siis endal muretseda.
ja nüüd ei olegi muud midagi, nüüd tuleb telefoni tõmmata EasyWizi äpp ja siis sõidamegi juba katsetama seda asja, vaatame, kuidas ta päriselus toimub. Nii, nüüd me oleme selle kaameraga maale jõudnud ja hakkame teda kohe katsetama. Ja kõigepealt siis veendume siin laua taga selles, et telefon, tähendab, et äpp saaks selle kaameraga ühendust, ehk paneme ta lihtsalt korraks laua taga valmisolekusse ja vaatame, kas seade ühildub ilusti äpiga ja kõik on nii-öelda toimib. Ehk vahepeal ma siis tõmbasin telefoni endale selle EasyWizi äpi, see võttis, ma ei tea, 2 minutit aega koos konto loomisega ja nagu kõik oli super lihtne, eestikeelne, väga selgesti arusaadav. Esimene asi on siis see, et kaameral tuleb mälukaart sisse panna. Peame leidnud talle kuskilt väikse pesa. Pesa on tal siin. Siin on kruvikaga natukene keerulisem juurde saada, aga saame hakkama. Ütleme nii, et see kate ei ole kõige mugavamas kohas. Aga noh, see on nüüd natukene nokkimine juba. Nii. Siin on siis mälukaardi pesa kenasti tal seal olemas. No see võiks olla kuskil natukene paremas kohas. Nii, käis ilusti klõps, kaamera läks pessa. Või see mälukaart. Paneme katte peale tagasi. Nii, mälukaart on nüüd sees, nüüd paneme talle voolu taha ja vaatame, kas me saame ta ära ühendatud. Nii, kuskil mingi tuli ka põlema läheb. Ahah, siin peal on punane tuli, läks ilusti põlema. Nüüd võtame telefoni äpi lahti ja registreerime selle QR-koodiga nii-öelda selle seadme siis programmi. Paneme kaamera. Skaneerime talle siit selle QR-koodi. C8C, seade ilusti leitud, seade on sisse lülitatud, järgmine. Konfigureerimiseks andke nõusolek. Indikaator tuli vilgub ilusti siniselt, panete siia linnukese. Järgmine, siis peate panema Wi-Fi võrgu. Ehk valite siit, mis Wi-Fi on, panete parooli. Ja nagu siin ühe seadmega selgus, siis jälgige, et parool oleks, Wi-Fi parool oleks õige, sellepärast et seade ei tunne ära, et parool on vale, vaid ta annab lihtsalt veateate, kui parool on vale. Nii, mis siin nüüd juhtus? Ühendus oli edukas. Tagaaias hakkame filmima järgmine. Nii, nüüd võtab natukene aega. Võrg on ühendatud, platvorm on registreeritud. Nii. Näete, leidis ilusti mu ülesse. Ühesõnaga, live pilt on telefonis, seade on ilusti ühendatud, kõik toimib. Nüüd ei olegi muud, kui paneme selle seadme üles ja vaatame, mis pilti ta siis meile näitama hakkab ja mis vigurid me taga teha saame. Paneme selle diskopalli siis ülesse. Seal siis on sissesõidutee, see on sauna seina ots. Ma panen ta siia otsa niimoodi, et sul on võimalus taga vaadata siis nii-öelda sissesõiduteed ja siis edasi hoovi peale, kui keegi näiteks peaks autoga hoovi peale sõitma. Et ma panen ta demo mõttes küllaltki madalale, et mul oleks lihtsalt endal teda mugav paigaldada. Ja suurt kunsti ei olegi, ma ei tea, paneme näiteks siia ta kuskile. Nii, ilusti kenasti siin kinni, paneme need Wi-Fi antennika tal püsti. Paneb tal toite taha, toitekaabel, mis ta ka pakendis kaasa tuleb, on küllaltki lühike. Ja kuna ta peab nagu vihma ees ka kaitsud olema, siis see on nagu võib-olla keeruline koht, et nagu lihtsalt siis peab selle kaameratel, sa pead hästi läbi mõtlema, et kus need kaamerad paigaldad ja vedama neile sinna pistikud. Punane tuli hakkas põlema. Ma olen toonud telefoni. Punane tuli hakkas vilkuma, või kaamera silma hakkas ka midagi tegema. Põrisema. Võtame äppi lahti, vaatame, mis... Üks sinine tuli põlema, ta teeb endale 360 ilmselt. Mingi sorti kalibreerimine. Äkki nüüd on ta siis töökorras. Krüpteeritud video edastamine. Ahah, nägid? Ahah, natukene reklaami või midagi. Võtame selle kaamera lahti. Micro SD-kaart ei ole lähtestatud. Palun lähtesta see enne salvestumist. Lähtesta. Vormindamata.
ma ei tea, vajutame vorminda, mis juhtub. Pärast vormindamist kustutatakse kõik failid, kas soovid jätkata. Soovin. Ehk ta teeb mingit sorti formati siis sellele mälukaardile, tõmbab mälukaardi täiesti puhtaks. Nii. Roheline. Ahah, live pilt olemas ilusti. Live heli isegi olemas. Ma panen korra mute'i peale. Siit saab pilti teha 360 kraadi. PTS, mis see on? Ahah, niimoodi saab kaamera keerata siit. Nii keerame ta näiteks sissesõidutee peale. Natuke tagasi. Nii. Ja nüüd on meil ilusti sissesõidutee kontrolli all. Teeme 2 katset, ma arvan. Ma märgin maha 3-meetriste vahedega distantsid. Sinna peaks olema kuskilt 15 meetrit ja vaatame siis, kui kaugelt ta mind tuvastama näiteks hakkab. Siis ma krutin nende autol numbrimärgi küljest ära. Vaatame, kuidas ta numbrimärki ära tunneb ja kui kaugelt. Ja siis vaatame, mis veel teha saame. Siin siis peaks olema 3, 6, 9, 12, 15 meetrit. Nii, ma olen esimese 3 meetri peal siis. Siit on numbrimärk väga kergesti välja loetav. Läheme 6 meetri peale. Live pilt tuleb natukene aega järgi. Telefoni ekraani pealt ma loen veel välja. 9 meetri peal. Paneme korra pausile. Tere taas, nagu sa näed, siis ma olen tagasi stuudiosse jõudnud ja valmis enda katsetusi siis tagantjärgi kommenteerima ja siin ongi õige aeg, kus natukene selgitusi jagada. Nimelt siis tahtsime ikkagi katsetusega näidata pildi kvaliteeti kuni 15 meetrini välja, aga nagu te nägite, siis kaamera lõpetas 9 meetri peal lihtsalt salvestamise ja mul ei ole nende viimaste meetrite kohta videomaterjali. Küll aga julgen ma selle 9 meetri pildi pealt väita seda, et kuskil 10-12 meetri pealt suudab veel auto numbrimärgi kenasti ära tuvastada ja inimese näo võib-olla isegi kaugemalt. Nii, ma leidsin selle koha üles, kus saab siis häireteavituse peale panna. Nüüd ta peaks mulle teavituse andma, kui toimub liikumine pildis. Ehk ma lähen siit ümber maja, mööda aia äärt ja vaatan, kas mulle tuleb teavitus. Nüüd ma peaks radaris olema. Ja kui ma võtan pildi lahti, siis ma näen, et ma seisan siin. Aga teavitust mulle praegu ei tulnud. Aga siin näitab olukord, et on valvestamine ehk ma ei tea, kas ta on valve all. Aga ma natukene mängin sellega ja siis vaatame, kas ma leian selle ülesse. Nii, kuskil minut aega läks aega ja tuli teavitus. Inimene on tuvastatud. Aga ta hakkas kuskilt sealt poole pealt. Ehk ühesõnaga see täitsa aia äärest ta vist ei tuvastanud, mulle tundus, liikumist. Nagu sa kaamera salvestuste pealt nägid, siis tegelikult hakkas ta filmima juba siis, kui ma selle aia ääres hiilisin, lihtsalt selle märguande saatis ta mulle hiljem millegi pärast. Ehk kui tahaks siit praegu näha kõike seda, mis värava taga toimub, siis peaks selle kaamera natukene lähemale panema, et näha neid, kes värava taga käivad. Aga kui juba keegi tuleb väravast sisse, siis praegu selle tuvastab ära. Saatis alarmi ja kõik on tipp-topp. Mis veel taga teada tahame? Siin on siuke võimalus nagu 360 pilt. Ma eeldan, et ta teeb siis nagu mulle pildi, ehk ma olen nüüd kuskil, ütleme, et kodust ära. Leidi oma andur kaamera vaate alt, kui andur käivitub, keskendub kaamera sellele alale. Lisamiseks pole andurit saadaval. Okei. Siin peab mingi anduriga tegelema. Jaa, see 360 kraadine pilt on idee poolest tegelikult äge asi, sest sa saad ikkagi ühe hetkega kogu alast ülevaate, aga paraku jäi praktikas mul see asi katsetamata. PTZ panoraami ja kalluta. Palun muutke kaamera vaadet. PTZ, see on sama, kus ma saan sellest kaamerast juhtida. Tuli jälle tuvastus, et kaamera vaateväljas on liikumine. Aga seda ma praegu siit austuseks ei leia kiirelt vaadates, et kas ta suudab jälgida ka nii-öelda seda inimest või autot näiteks, kui keegi siin liigub või sõidab, et ta suudab seda jälgida. Seda peab netist natuke uurima, kas seda saab teha. See objekti jälitamise mõte on mul kuskilt filmist vist pähe kargan, sest tegelikult ma ei leidnud selle kohta mingit infot ja ma eeldan, et seda funktsiooni kaameral tegelikult ei ole. Vaatame, kuni pimedaks läheb, vaatame, mis pilt pimedas siis on. Nüüd on siis pilgas pimedus maale laskunud ja vaatame siis, mis pilti see kaamera meile pimedas näitab. Ma siin natuke mängisin selle menüüga. Tal on siis 3 erinevat öörežiimi. Esiteks saab siis valida mustvalge öörežiimi peal. Ehk nagu ta praegu on niimoodi, et ükski tuli ega midagi ei põle ja pilt kaameras on must. Kui ma panen näiteks värvilise öörežiimi, siis lülitub kaameral tuli põlema ja kaamera pilt muutub värviliseks. Ja siis saab sellise valiku siin veel peale panna, et
nutikas öörežiim. Ehk ma arvan, et see on see, et tavaasendis on ta tuli kustus ja kui liikumine ees toimus, peaks tuli põlema minema. Vaatame, kas juhtub. Naksti. Ja siis on jälle pilt ilusti värviline. Ehk 3 režiimi. Ja siis võib selle tulega kogu aeg nagu põlema jätta. Ehk siis on kogu aeg sul õue peal tuli põleb, aga nagu värviline ööpilt on olemas. Mis ma veel siit muuta siis saan? Infrapunakiirgus, selle saad välja lülitada, oleku märgutuli, see vist võtab tal selle väikse punase tulukese sealt maha. Eredus saab ka muuta. Jah. Okei. Ehk kui sind häirib, et ta hästi eredalt põleb, saad natukene vähemaks võtta. Ja nii-öelda ilma pikemalt surfamata ma rohkem siit nagu seaded ei leia. Üks asi, mis ma veel näidata teile tahtsin, on see, et seal kaameral on alarm peal, ehk sa saad ehmatada alarmiga seda. Vaatame, milline see alarm välja näeb. Panin praegu alarmi tööle. Okei, midagi ei juhtu. Äkki see alarm ongi siis see tuli. Lihtsalt, et kui see tuli praegu ei põleks, siis hakkaks see alarm tööle. Katsetame, võtame korra selle tule ära. Valvelt maha võetud. Paneme mustvalge režiimi, ehk nüüd peaks tuli ära kustuma. Ja nüüd paneme alarmi tööle. Jah, ta hakkab tuld vilgutama siis lihtsalt. Okei. Ühesõnaga niimoodi saad ebameeldivale külalast teada anda, et on märgatud. Okei, paneme tagasi selle tulukese põlema. Nii, ühesõnaga nüüd teeme sama katse, mis me päeval tegime. Paneme need torbikud maha ja vaatame, kui hästi me tuvastame öösel ära näo ja autonumbri märgi. Lihtne. Nii, esimene katse siis värvilise öörežiimiga. 3 meetrit. 6 meetrit. Nii, siin siis koorus välja katsetuse esimene oluline avastus ehk tegelikult see abivalgus ei võimalda öösel autonumbri märgi tuvastamist, sest see helkur lihtsalt peegeldab niivõrd hullult tagasi. Aga inimese näo saab kuskil 5-6 meetri peal veel kontuurid välja lugeda, aga sealt edasi läheb see ka juba selliseks ühtlaseks valgeks massiks. Nii, nüüd ma olen siis 15 meetri pealt, ma panen peale nutika öörežiimi ehk ta paneb tule põlema siis, kui ta tuvastab liikumise ja nüüd põhimõtteliselt vaatan lihtsalt seda, et kaugelt ta selle liikumise öösel ära tuvastab. Ma olen praegu 15 meetri peal. Liigun 12 meetri peal enam-vähem, kui ma näen seda torbikut. Nii. Liigun 9 meetri peale. Ja nagu näha, siis kahjuks ei saa isegi mustvalge öörežiimiga autonumbri märki tuvastada. Väga halb, ei tuvasta, liigun 3 meetri peale. 3 meetri peale alles tuvastas selle ära. Eks me pärast kaamera materjali pealt näeme, mis ta siis ennem filmis. Nüüd paneme siis mustvalge öörežiimi, et kui üldse põlema ei lähe. Loodan, et ma need torbikuid näen ise lihtsalt. Nii. 3 meetrit. 6 meetrit. 8 meetrit. 10 meetrit. Ma lülitan teavitusest sisse ja panen nutika öörežiimi peale ja vaatame, kui kaugelt ta siis nii-öelda saadab mulle teavituse, et pimedas toimub liikumine. Nii, ja ma hakkan tulema. Vaatan, kuna ma saan teavituse. 12 meetri peal. Umbes 9 meetri peal. Umbes 6 meetri peal. 3 meetri peal läheb põlema siis alles. Ja kõnnin täitsa alla ära. Ei ole teavitust veel tulnud. Äkki läheb wifi pärast natukene aega. Nüüd tuli 19.44, jah, läägiga tuli natukene. Aga kuskil 6 meetri pealt hakkas tuvastama. No, siit saab igaüks omad järeldused teha. Aga selge, ühesõnaga katsed on tehtud. Võtame kaamera maha ja siis vaatame stuudios uuesti lõpptulemused üle. Cheers! Selline siis mu väike katsetus oli selle EasyBeezy C8C-ga ja mis ma siis oskan selle kohta öelda. Minu arust on tegemist ikkagi väga võimeka asjaga, sest
igati taskukohase hinna eest saab silma peal hoida väga suurel alal ehk tänu sellele pööratavale peale saad ikkagi nagu väga konkreetselt jälgida kogu mängu, mis su hoovi peal toimub. Ja no loomulikult lisaks see kvaliteetne pilt, eks ole, ehk kui sul ongi mingi probleem, siis sul on selle materjaliga reaalselt midagi pärast peale hakata. Lisaks on kaamera nõudmised väiksed, selle paigaldamine on tegelikult ka lihtne ja EasyViisi tasuta äpp on mugav ja loogiline ning sellega reaalselt ei tohiks mitte kellelgi probleemi tekkida. Ja kui siia kõik need tuled-viled veel juurde arvestada, siis minu arust on tegemist ikkagi ülivalt nutika ja mugava turvalahendusega. Ma natuke uurisin ka selle pilve salvestamise teenuse kohta, millest ma siis video alguses rääkisin ja tuleb välja, et see on Eestis täiesti kättesaadav teenus, aga tõsi, sellest tuleb siis natukene eraldi raha maksta. Seal on erinevad paketid vastavalt vajadusele ja kõige soodsam on circa 5 eurot kuus ja kõige kallim on seal circa 15 eurot, nii et selle kohta saad kogu info äpist kätte ja vajadusel saad siis samamoodi ka selle tellimuse sealt ära teha. Lõpetuseks ma siis siiralt loodan, et see väike kasutajakogemus video läbi tavalise inimese silmade andis vastused su küsimustele ja kui see sama mudel hakkas sind huvitama, siis video alt leiad sa lingi veebipoodi, kus sa saad siis endale selle sobivalt mugavasse pakiautomaati tellida. Ongi kõik, mina tänan tähelepanu eest ja mõnusat ning turvalist tegutsemist.